Alustame uudistega stuudios Rohke Develak. Ameerika Ühendriikide presidendi pressiteenistus annab teada, et raadiojaamade Ameerika Hääl ja Vaba Euroopa sulgemise otsus on siiski läbi vaadatud ja neid jaamu ei suleta. Alles jääb mõlema raadiojaama viipekeelne programm ja seda senisega võrreldes veelgi suuremas mahus. Seega, kui tulevikus jaama endistelt sagedustelt midagi kuulda ei ole, siis jaamad tegelikult töötavad endiselt ja viipekeelne programm on täies hoos. Ja Eestisse kunstiuudiseid. Kaitseministeerium on välja kuulutanud riigihanke laskemoona Liisa reproduktsiooni valmistamiseks. Hankedokumentidega saab lähemalt tutvuda ministeeriumi kodulehel. Peamiseks hanke tingimuseks on, et tegemist peab olema maaliga ja sellel peab olema selgelt näha laskemoona Liisa saladuslik ja lummav naeratus, mis jätaks mõistatuseks, kas 1,6 miljardite moona ostuks on juba ära kasutatud või on kõik alles või kõik on juba olemas, siis kus see kõik on ja kas midagi tehakse või midagi ei tehta. Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsiooni läbirääkimised on konstruktiivsed ja kestavad eeldatavasti veel mitu nädalat. Rääkida on aga palju, sest valitsuses olles ei olnud erakondadel aega üksteisega üldse korralikult rääkida. Kogu aeg kulus ära valitsemise peale ning Reformierakond ka ainult ütles, mida teha tuleb ja seetõttu ongi paljud asjad selgeks rääkimata, märkis ka Eesti 200 rääkimisdelegatsioon. Kui rääkimised on läbi, algavad läbirääkimised ja siis saab juba aimu, kas valitsus tuleb või mitte ja kas seda kellelegi veel üldse vaja on. EKRE pressiteenistus aga teatab, et erakonna nime muudetakse ja otsustatud on minna juurte juurde tagasi. Eile toimuski Külgitses Vanarahvaliidu asutamiskongress. Uue poliitilise jõu saabumine peaks Vanarahvaliidu liikmete sõnul tooma üldisesse poliitilisse kultuuri ka muudatusi ja seda positiivses suunas. Vanarahva elutarkust tsiteeritakse vanarahva sõnul küll sageli, aga vanarahva tõekspidamiste ja tähelepanekute järgi käitutakse liberaalses maailmas tegelikult järjest harvem. Pärast asutamiskongressi kogunes vanarahvas Vana kaevu juurde, kus toimus kollektiivne sinna mitte sisse sülitamine, lisaks tehti luuvurri, keelatud oli ketramine ja rehepeks. Õhtul viidi Metsik vallamaja ukse taha, joodi naistepuna ja ennustati kapsakasvude pealt minevikku. Vanarahvaliidu kandidaadid ja eided järgmisteks kohalikeks valimisteks selguvad poole aasta jooksul. Ja lõpetuseks, automaatselt kiirust mõõtvate patrullautode kõrval on politsei sõnul lähemas tulevikus abiks ka automaatselt kiirust mõõtvad autojuhid. Kui juht näeb, et ta ületas kiirust, saab ta sellest mobiilirakenduse, SMS-i või telefonikõne vahendusel koheselt ka liikluspolitseile teada anda ja trahv laekub talle veel samal päeval postkasti. Seniste kiiruskaamerate korpused teede ääres siiski ei kao, need on muutunud harjumuspäraseks taristu disaini osaks. Koostöös Mesinike Liiduga on 2 aasta pärast plaanis kiiruskaamerate ilmastikukindlad korpused võtta kasutusele mesitarudena. Eetris olid uudised.